Tere, mina olen Karl ja selles videos võtate te kokku oma roboti- ja matemaatikaalased teadmised ühes väljakutses, mida te ise välja mõtlete. Olen ka ise inspiratsiooniks ühe välja mõelnud. Väljakutseks on siis mälu treenimise programmi tegemine. Kui ma panen programmi käima, näen siin 4x4 ruudustikku nagu koordinaattelge, kus on väikesed mustad ruudud ning pärast paari sekundit kaob see ära ning alles jääb ainult üks ruut. Mina pean nooleklahvidega liikudes siis selle sama kujundi tagasi joonistama ja kui ma teen valesti, siis ma kaotan. Kui ma teen õigesti ja läbin kõik ruudud ilusasti ära, siis ma võidan mängu. Siin on siis programm ning tegelikult on siin lausa 2 programmi ning üks oma tehtud plokk. Alustame siis kõige lihtsamast programmist, mis on failide kirjutamine. Faili sees on peidus see, millised ruudud on mustad ja milliseid ruute siis pean ära arvama. Ning selle info sisestamiseks kõigepealt kustutan 2 failist X ja Y ära kõik info, mis seal on. Ning siis hakkan niimoodi paaridena, X-Y koordinaadi paaridena kirjutama siia sisse ruutude koordinaate 0 ja 0, 0 ja 1, 1 ja 1, 2 ja 1 ja nii edasi. Kirjutan kokku 8 erinevat koordinaati. Siis vaatame programmi. Täiesti alguses joonistan ma tühja ruudustiku, kasutades selleks oma tehtud plokki. See on tegelikult päris lihtne plokk, kus kõigepealt tehakse ekraan täiesti puhtaks, joonistades suure valge ristkülliku sinna peale ning siis on siin 2 tsüklit üksteise sees, mis siis üks kordub 4 korda ja ka teine tema sees kordub 4 korda. Ja kasutades siis nende tsüklite kordumiste kordi, mille ma siit kätte saan, joonistangi 16 erinevat ruutu. Korrutan muidugi ka 30-ga läbi, et need ruudud oleksid suuremad ning ei oleks ainult 1 piksli suurused. Tagasi meie programmis, kui me oleme esimese selle joonistanud, hakkab pihta failide lugemine. Failides sisalduvad koordinaadid tuleb ümber kirjutada massiivi, et me saaksime lihtsamini sellele infole ligi. Kuna failis saab infot kätte ainult ühtepidi lugedes, aga hiljem, et kontrollida, kas me olime õige ruudu ära võtnud või vale ruudu, selleks on meil vaja kontrollida kõiki asju kogu aeg ning selleks on massiiv mugavam. Seega on mul siin kordus, mis kestab 8 korda ning selle jooksul ma loen sellest failist info ja ka teisest failist Y-ist info ning kasutan append ehk lisarežiimi massiivil. Niimoodi ma lisan mõlemasse massiivi järjest kõik asjad, mis failides on. Samal ajal joonistan ma ka X ja Y koordinaatide pealt täidetud mustad ruudud ekraani peale ning see võimaldabki meil näha, millised ruudud on need õiged. Siis siin on 5 sekundit veel ooteaega ning seejärel kasutan jälle seda oma tehtud plokki joonista ruudustik, mis siis tuletame meelde, et kustutas kõik ekraani peal ära ning joonistas tühja ruudustiku peale. Ja niimoodi me enam ei näe, mis need ruudud olid. Nüüd tuleb siis tsükkel, kus meil on võimalus sisestada oma ruudud ning kuna meil on 8 ruutu, siis ma hoian ka pidevalt meeles, mitu ruutu on juba täidetud, kasutades muutujat squares ehk ruudud ning kui see number muutub 7 peale, et siin täitsa lõpus, siis siin täitsa lõpus me näeme, et kui ta 7 peale jõuab, siis see tähendab, et tsükkel on läbi, kuna loendamine algab 0-st. Ning kui selle ajaga ei ole ühtegi valet olnud, siis saamegi öelda, et fantastic, suurepärane. Vaatame, mis siin tsükli sees siis toimub. Kõigepealt toimub siin selle squares muutuja suurendamine 1 võrra, aga kui meil hetkel ei ole vajutatud ühtegi klahvi, siis me võtame selle 1 jällegi maha
ning see on meil selleks, et iga kord, kui me mingit klahvi vajutame, siis me tegelikult ju liigume ühe võrra edasi. Siis siin toimub mul selline asi, et ma loen välja kaks muutujat, X-pos ja Y-pos, ehk siis X-i positsioon ja Y-positsioon. Need on selleks, et hoida meeles, kus me parasjagu oma kursoriga oleme. Ning kui me näiteks vajutame vasakule, siis vasakule liikumiseks tuleks X-i asukohta vähendada. Ning selleks ma siis loen siit X-i välja, lahutan tast ühe ning saadan selle välja siia ja kirjutan selle uueks X-i väärtuseks. Samas jällegi, kui ma vajutan paremale, on meil vaja X-i suurendada ning siin siis see plokk ongi teistsugune. Nüüd Y-väärtused, mis mul ka siit sisse tulevad, need ma lihtsalt suunan otse edasi ilma neid muutmata. Aga kui ma vajutan üles või alla nuppu, siis on vastupidi, X-i väärtus ei muutu, aga Y-i väärtus ma siis ülesse vajutamise puhul lahutan ning alla vajutamise korral liidan juurde. Ülesse vajutamise puhul lahutan ja alla vajutamise puhul liidan sellepärast, et Lego roboti ekraani puhul on koordinaadid ülevalt alla, mitte alt üles, nagu tavaliselt on. Seejärel joonistame täidetud musta ruudu sinna kohta, kus parasjagu on meil kursor valitud. Võtan need X-pos ja Y-pos muutujad ning korrutan 30-ga need ja niimoodi saame ruudustikule ruudu joonistada. Nüüd tuleb väike tsükkel, mis on selleks, et kontrollida, kas me oleme õige ruudu võtnud. Enne tsüklit me oletame, et me ei ole õiget ruutu valinud ning siin see muutuja õige olen seadistanud valeks. Nüüd tsükli jooksul ma kontrollin läbi kõik erinevad punktid, mis meil X ja Y massiivides on ning kui kas või üks neist vastab sellele, mis hetkel on meil valitud, siis see tähendab, et see on õige punkt. Selleks ma siis ma võtan X-i massiivi ja loen tast kõigepealt kohalt 0 välja koordinaadi ning võrdlen teda praeguse X-i koordinaadiga. Sama teen ma ka Y-koordinaadiga, mis mul siin toimub võrdlus. Ning nüüd, kui mõlemad neist on õiged, siis see tähendab, et see punkt ongi sama, mis oli ka punkt, mis meil valitud oli. Ning siis saame siin väita, et õige ongi tõene. Ja kui see tsükkel on siis 8 korda läbi toimunud ja jõuame siia, siis me kontrollime, et kui ühtegi õiget me ei leidnud, ehk siis false, väär, siis ütlebki robot sorry, vabandust, et ei olnud õnne. Ja siin on meil veel lihtsalt üks plokk, mis ootab brick buttons, change brick buttons, ehk siis ootab, kuni see nupp, mis hetkel on vajutatud, muutub. See on selleks, et kui sa vajutad näiteks paremale nuppu ja seda siin meil ei oleks, siis robot jõuaks ära oodata, kuni sina oma sõrme ära võtad ning tsükkel kestab ja ühe vajutusega võib robot juba mitmekümne võrra paremale minna. Ning selleks ongi siin selline plokk siis, mis sunnib meid nuppe ükshaaval vajutama ning tähendab, et robot saab meie vajutustest aru. Nüüd saate ise roboti väljakutse välja mõelda.